No nii, head pealtvaatajad, head jalgpallisõbrad, Tammeka poolehoidjad, oleme valmis siis järgmiseks 45 minutiks. Tammeka on see võistkond, kelle pärast väga paljud teist on täna siia tulnud. Ma loodame enamus. Hoiame Tammekale pöial ja loodame, et võit koju jääb. Teine poolaeg on alanud. Alustuseks on Tammeka fännid büro süüdanud. Päris ilus valget värvi büro on. See on 3 tõrvikut, jah. Ja toss on kõvasti. Ja toss on täpselt meie ees, et nüüd me hästi ei näe mängu. Aga no mis seal ikka üritame midagi siit seletada. No, iseenesest büro on juba omaette vaatepilt, nii et ma arvan, et need 5 minutit me võime siin nautida seda. Vahepeal saime teada pealtvaatajate arvu, täna on 319 inimene, 312 pealtvaatajat tulnud, nii et täiesti suurepärane arv. Jah, et kindlasti, et arvestades, et tõesti veel neid siia tuleb mingil hetkel järjest juurde, et ühel hetkel ma arvan võib-olla tribüünide veel 400 pealtvaatajat kaudu. Jah, see on Tammeka üks selle hooaja rekordi lähedane, kui ma õigesti mäletan, siis Starmani Vuti peal saadi Tallinna Kalevi vastu ka midagi 300 peal, natuke rohkem, aga nüüd on 312, no suurepärane tulemus. Tammeka keskmine publiku arv on sellel hooajal vist 219, kui mu andmed ei valeta, nii et ilmselgelt Facebooki kaudu tasuta sissepääsmine aitas ja loomulikult ka mängu tähtsus on hea on seda näha, et kui hooaeg ei ole läinud väga-väga hästi, et siis vähemalt publik ei ole jätnud Tammekat ja on truud ilusti siin mängul kohal. Laas läheb vasakult äärelt läbi kiirusega, murrab sisse. Tiirik küsib välja palli. Ei, mõte oli väga-väga hea ja Tiirik ilusti küsis, aga palli ei olnud liiga tugevaks. Täna oli täiesti vaba seal Tiirikul. Ütleme, et võistkonnad Tammeka vähemalt ei ole poolel vahetusi teinud. Kui nagu näeme, siis Laas on juba kohe alguses võtnud väga ründav positsiooni sisse. Aga vähemalt mängid tunduvad olevat platsil. Need, kes siin varemgi olid. Ehk siis loeme Tammeka koosses uuesti ette. Äravus number 3 Andrus Lukjanov. Kaitseliinis vasakult. Ei, paremalt, vabandust. Number 5 Kaspar Kalda ja number 12 Rauno Tutt, number 15 Martin Hurt, number 17 Mikk Laas, kaitsvad poolkaitsjad Siim Tenno ja number 43 Presha Mur Florian Bongo, äärte peal Heiko Tamm ja Alexander Frank Niimo, ründaja all mängib Maido Pakk, number 11 ja tipuründas number 23 Kristjan Tiirik. Viljandi võistkonnast ei saa ka nii kiiresti aru muidugi, kas siin on vahetusi tehtud või ei ole. Aga esmapilgul tundus, et ei ole ka vist Viljandi teinud vahetusi. Jah, et pead ei julge anda. Mänguseis ei anna selleks põhjuks. Eks loeme siis Viljandi koosseisu samuti ette. Number 1 Alan Ventsel väravavaht, number 17 Sander Karu, number 4 Joel Intermitte, number 22 Martin Mütt, number 26 Elvis Liivamägi, sellega lõpeb kaitseliin. Kaitsed poolkaitsed, Ott Tottis number 16 ja number 10 Sander Laht. Äärte peal mängivad number 21 Kaarel Torop ja number 80 Martin Tšegodajev. Tagumise ründajana mängib number 77 Silver Lätt ja tipuründas number 7 Jaan Leimann. Laas läheb jälle vasakult läbi. Senderos läheb natuke pikaks, aga Tamm jõuab pallini. Nüüd Tamm ütleb 1 ja Viljandi kaitse sai jala vahele ja uimas palli audi sisse viskaks. Tamm jätab palli Kaldojale. Tiirik mängib jõuliselt ja Tamm ikka luus out. Ilusti jääb Kohvile Kaldoja kaitse. Hea pall keskele ja Niimo saab löögile, aga ei õnnestu. Tamm, võimalus,
kas lööb ja lööb üle. Teine poole väga hea survega. Nii nagu esimene poolega lõppes, võib ka nii öelda. Esimene poolega üldiselt oli sarnane mängupilt, et Tammeka rohkem surus. Võib-olla isegi mõneti üllatav on, et Tammeka ei teinud poole ajal ühtegi vahetust, et ei toodud Patot ette ründesse mängima, aga ma arvan siiski, et ta mingil hetkel nüüd tuuakse ka mängu sisse. Et võib-olla näha on, et ta on seal piirde taga venitamas ennast koos Ander Paabutiga, nii et võib-olla ründeliinis tuuakse teravust mõne pärast natuke juurde. Jah, et võib-olla Maido Pakk ei ole täna just kõige rohkem silma paistnud, et ma arvan, et võib-olla teda mingil hetkel vahetletakse välja. Eks Maido pole muidugi võib-olla harjunud ja tiiriks et kiire audiviski endale. Karistus olas Pakile tagasi. Pakk petab, annab palli kasti, aga lüüakse minema. Et mõtte lõpetuseks, eks Maido Pakk ei ole ka ründes saanud väga pikalt nagu mängida. Viimases mängus, kus ta mängis, oli Sillamäel, kus ta mängis üldse keskkaitses. Pidi seal poole ajal põlevigastuse tõttu väljakult ära tulema, aga peatreener väga kiitis seda seal keskkaitses. Ta on samuti parem kaitses ja keskpoolkaitses mängib, nii et eks ründes mängimine vajab sellist natukene järjepidevust, et sul tekiks kindlus seal oma võimalused ära lüüa. Nii, Tammeka sai taas palli endale, Audi sisse isegi soovitada Seiko Tamm. Kuid ei, siiski mitte. Tiiriksab palli. Oli teisele äärel vaba, aga ei jõutud piisavalt kiiresti sinna palli panna. Nüüd tuleb, aga juba on kaitse vastus. Ebamäärane sööt keskele, aga Pakk võitleb selle endale. Jah, nüüd Maido Pakk väga-väga hästi tõi selle palli tagasi. Ennol veidike ruumi. Tiirikule jalga. Ei läinud läbi. Oli Niimole anda sinna, aga kahjuks ei läinud pall läbi. Tiirikule jah, see jalg võib-olla ei liigu nii kiirelt, kui ta varem liikus, aga no eks panustab oma töö. Mängijatarkus sellest ei vähene. Pongo avaneb äärelt. Teda nii ründavas positsioonis näinudki üle. Tammel võimalus keskele pall panna tuleb. Ja natukene lühituseks jäi. Senderduste jaoks tuleks rohkem otsajoone poole liikuda, et nad Viljandi kaitseliinile rohkem peavalu valmistaks. Viljandi natukene palliga olla. Efektne sööt. Liivamägi läheb. Lätt annab paremale äärele. Ja nüüd on Viljandil kasutada karistuslöök, et taaskord üks kindlasti nende vähestest võimalustest tuleb siit, et vaatame, mis nad suudavad välja mõelda. Aga kusjuures ei näe väljakul enam Kaarel Toropi välku, vaid oranže putsasid, et kas ta on siis väljakult lahkunud vahepeal ja me ei ole seda tähele pannud. Viljandil on siis ainult 2 vahetusmeest, nii et küll me varsti saame selle täpsustada. Ja laadab palli. Jah, pandki nüüd tähele, kes seal Viljandil parem poolikas mängib, kus Torop enne mängis, aga puhtalt putsade järgi öeldes, siis ütleks, et Torop on vahetusse läinud. Nii et putsasid enam ei ole. Putsad on Viljandi pingil ühed. Kõva võitlus. Väljab kahjuks Viljandile. Tuuakse keskkaitsest läbi. Liivamägi. Hea Kaldo oli palli vahelt. Viiakse läbi kaitset teisele äärel pall. Tuleb nüüd, et fännid ei pannud Puro liigi ennatlikult põlema, et oleks põhjust ka värava puhul seda põletada.
Tenno liikus ründetsooni ja pall Tammele. Tennol võimalus. Saamas hea pall alla. Niimo saab karistulas palli, mis teeb? Ja ära! Niimo keerutab selle palli taha nurka, suurepärane. Teisest poolest on mängitud 9 mänguminutit. Ja juba lendab rulle väljakule, mida ka Liivamägi kohustundlikult koristama läheb. Terve Tammeka vahetusmeeste pink on püsti, suurepärane värav, muidugi Niimo poolt. See nüüd oli kindlasti see, mida Tammeka läks sinna poole algusesse jahtima seda kiiret väravat ja ma arvan, et nüüd on Viljandi natukene muutunud kiiresti kindlasti on võimalus võita teine värav. Jah, nii nagu ma ütlesin, et loodetavasti fännidel jätkub büroo jaoks põhjust veel ja Niimo selle neile andis. Ka ameeriklased suurepäraselt paigutatud löök sinna siseküljega täpselt posti kõrvale. Enam täpsemalt ei saanud. Isegi vist tabas veel posti. Et jah, midagi ei ole öelda. Ei läinud jõuga lööma, läks palli suunama ja väga ilusti suunas selle postis sisse. Suurepärane mäng ameeriklase poolt ja loomulikult ka kiita tuleb Siim Tõõnat, kes siit paremalt äärelt läbi murdis ja väga hea tsenderduse otsajoone juures pani teele. Hea pall ja Tiirik läks seal võitlusesse ja suutis vastast piisavalt segada, et ei suudetud seda palli ära klaarida ja sealt juba langes pall Niimole ja väga ilus värav Niimo poolt. Nüüd läheb Tammekal ka lihtsamaks, et Viljandi peab oma liinid kõrgemale tõstma ja usun, et nüüd on läbisöötude jaoks head ruumi tekib sinna. No, plats on nüüd puhastatud vähemalt. Büroo veel põlev, aga plats on puhas ja mäng võib jätkuda. 55. minutil siis Alex Niimo viib Tammeka juhtima. Äärmiselt tähtis värav muidugi. Eriti ka arvestada seda, et Narvas on mänguseis hetkel ikka veel 1-1 viiline. Kiirikut nüüd tõugatakse selgaga, tohtor ei vilista ja Viljandi saab hea kontravõimaluse siit. Tammeka kaitsjad suudavad seda siiski likvideerida. Mängivad nüüd veidike aega suitsu sees jälle. Ja väljaku kõrval on ennast valmis pannud ka Pato. Näeme siis, kui neakoondislase debüüti ilmselt. Mängis ka sellel aastal Aafrika rahvuste karikal. Nii et mehel kvaliteeti kindlasti jätkub. On väga kiire ja jõuline mängija. Tiirikul võimalus kantis lööb. Otse Ventlile sülle. Jah, et tundub, et mängupilt pole muutunud, et Viljandi pole oluliselt aktiivsemaks muutunud. Ja paned tähele, et Maido pakub kuskil kaugele vajunud kaitse ette juba. Jah. Nii, ja toimub vahetus. Vaatame, kes siis välja läheb Tammekat. Pakku Tiirik läheb välja. Tegi päris korraliku mängu, võttis palli ees päris hästi maha. Jah, et kindlasti ka see värav, et tuli mingil määral ikkagi ka tema võitluse pealt, et oleks sinna kedagi läinud, oleks suutnud Viljandi kaitse selle lihtsalt ära likvideerida. Et kindlasti vanameistri poolt väga-väga hea esitus. Ta mängu tuleb Pato. Vaata, mis numbriga ta on. Pato on endale numbriks saanud 99. Saanud Albert Prosa vana numbri ja loodetavasti siis tuleb sama palju väravaid kui Prosal. Niimo annab palli keskele, Kaldojal võimalus. Elatakse tal korralikult seljas, aga muidugi selle eest penaltit nagu ta oleks veidi palju. Tamm pääseb läbi, kuid langeb Tohvri ohvriks. Jah, et see natuke tundus, et Viljandi mängi ise libastus. Nii, jah. Aga eks kohtunik oli lähemal ja nägi täpsemini seda. Liivamägi läheb vasakult läbi. Pakist jookseb mööda, kuid Kaldaja on kindel. Kaldaja väga hästi siin kaitses selle palli kätte. Ja kas on Paatol võimalus kohe esimene pallipuude teha? Lähebki paremalt äärelt. No nii. Vaatame, kui Neakond selle soodab. Läheb äärest läbi.
Okei, väga hea üritus oli kindlasti praegu, et ma arvan, et Tammeka mängijad peaksid olema siin individuaalselt natukene paremad kui Viljandi kaitsed ja peaks rohkem sinna 1-1 vastu proovima võtta ette Viljandi kaitseid. Hästi õigus. Spato kindlasti oskab ja tahab seda, on ta paistnud silma ka mängueelsetes trennides, kui küllaltki siuke enesekindel mängija. Kohtunik tähele, Viljandi mängib läbi keskkaitsete, Inder mitte. Pika palli ette Leitmani suunas. Ja nüüd vistati viga, Siim Tenno. Tšego Taivi vastu oli seal. Leitmani vahepeal vasakule äärel liikunud. Sander Lahti ilmselt paneb palli keskele. Jätab siiski Liivamäele. Ja nüüd tahaks, et see pall saad kiirelt ette panna, et Pato saaks näidata 2 mehe vastu oma jõudu. Lukjanov päästab selle peapalli. Praegu see oli vastu Viljandi kõige parem võimalus mängu jooksul. Lukjanov oli kindlasti tasemel, et ei olnud väga lihtne pall. Jah, et ta kõige tugevam löök on, aga väga täpselt posti kõrval, aga Lukjanov õnneks oma pikkade kätega suutis selle ära tuua. Viljandi pääseb paremalt läbi. Laas tegi küllaltki jõhkra vea seal. Ilmselt tuleb ka kaart. On näha, et Tammeka mäng on nagu natukene rahunenud, et on saadud sellest pingest üle ja antud ka nüüd võimalust natukene Viljandil seda mängu domineerida. Laas tõesti sai kaardiga sealt olukorrast. Vist 62. mänguminut käib. Kui ma nüüd ei eksi, on äkki see tähendab seda, et Laas peab järgmise mängu vahele jätma. Tõesti, nii vist kahjuks see peaks olema. Kohe, kellega meil järgmine mäng siis tuleb. Samal ajal, kui Viljandi valmistub palli alla panema. Järgmine mäng on meil Levadia vastu, nii et ütleme, pole kõige hullem mäng, mida vahele jätta. Jah, et kindlasti, et siis on ta juba laupäeval Kuressaare vastu rivis, et kus on võib-olla teda rohkem vaja. Aga miks mitte ka Levadiat muidugi punkte röövida? Täpselt nii, eelmine kord näidati koduväljak küll väga head esitus, kaotati küll 3-0, aga ütleme nii, et seal õiglane tulemus oleks võib-olla ainult Levadia 1-0 võitu, 1-1 viik isegi, et väga südikas mäng. Samuti oli võõrsil lähedal ka viigile, kui tiim eksis 86. minutil penaltil, et meil tuli vastu, et 0-1 kaotus, et kindlasti ma arvan, et Levadia on see võistkond, kust võiks neid punkte saada. Levadia muidugi võttis Florat täna, nii et nende vahepealne mõõnaperiood on ka siuke ületatud, võiks öelda. Muidugi Tammeka on teistsugune vastane kui Flora ka. Ja võitlus Pongo poolt. Niimole vasakule äärele. Laas kurdib. Ja näitas Pato kohe oma jõudu. Viljandi kaitsta ei saanud aru, mis nendega juhtus. Ja Pato lööb värava! Debüüt värava Pato poolt, suurepärane mäng. Ja fännid hulluvad. Pato on väljakul olnud vaevalt 8-9 minutit, isegi pallipoisid hulluvad. Uskumatu mäng Pato poolt, lihtsalt lükkab Viljandi kaitsed ära ja... Jah, et siin ka väikene võib-olla väravavahi eksimused ja siin lihtsalt endale, sest nurk oli ikkagi väga väike ja löögi positsioon oli, ütleme, kehva, aga suutis sealt tulla aumehena välja ja fantast. Suurepärane mäng Pato poolt muidugi. Võib öelda, et legionäärid on ennast tõestanud. Täpselt nii, järgmiseks tootme Pongolt väravad. Pato tõesti pidi Tammeka särgis ainult 8 minutit mängima ja juba sai värava kirja. Täpselt sellisest meest meil on terve hooaeg puudu olnud, kes lihtsalt võtab vajalikul hetkel palli endale ja läheb mitmest meest mööda ja lööb selle ära. Muidugi mõneti ennatlikult võib-olla kippus siin kohe ka Tammeka märki suudlema. Aga kui klubi meeldib, miks ka mitte?
Pongo teeb pea vahelt lõika, mis teeb Pato nüüd? Ei lähe üksi läbi, toob tagant rahulikult läbi. Suurepärane avanemine. Ai, kahjuks siiski läks liiga keskele see sööt. Ma arvan, et nüüd peale seda väravat on Viljandi murtud, et raske uskuda, kas nad jõuavad ennast koguda ja siit veel sellest seisust välja tulla, aga eks näis. Päris hea pall sinna äärele. Ongi ütlemata jäänud, kes siis Toroka seal mängu tuli, see on number 18 Erki Junolainen, kes nüüd paremal äärel tegutseb. Jah, nüüd jääbki ainult mõelda, et mis oleks, kui Patol oleks kõik paberimajades kiiremini korda läinud, et kus me siis tabelis veel oleks? Jah, et vahepeal on Nõmme Kalju viigistanud Paide linnameeskonna vastu ja seal siis seis 1-1. Pakil võimalus. Kahjuks sööte juba kohale. Et see kui Taevil on pikk maa siin ees kuhu joosta. Äärde Leimanile. Tõmbab jalga vahelt kaldajal. Liivamägi on vaba vasakul. Kas jõuab pallini? Ja lihtne saak on see Hurdale. Numeri 77 Lett. Sai vahepeal palli, avab paremale. Ja vahepeal seis ka Narvast, seis on endiselt 1-1 ja Kalev on sealt võtmas punktilisa. Kui mängud lõpeks nii, nagu nad hetkel on, siis Tammeka kirjutab tabelis juurde 3 punkti ja Kalev saab 1 järelikult vahe väheneks 6 punktile. Muidugi õnneks on meil Kaleviga ees ka omavaheline kohtumine. Jah, mis siis tõotab tulla nii-öelda 6 punkti mäng. See on siis 20. oktoobril. Kahjuks küll võõral väljakul, aga usun, et ka Tammeka fännidest läheb sinna päris suur seltskond, kui mäng tõesti nii tähtis on. Ja Fairplay vaimus antakse pall Viljandile tagasi. Paktub keskel väikse vea. Saamata Paulus on tänaseks. Viljandil nüüd hea võimalus. Ja kas sa, Junolainen? Jah, oli natukene penalti hõngu. Oli hõngu. Laasal tegi väikse valeharjutuse peapalli mängimisel, aga õnneks Junolainen seal otsustas söödu kasuks, mitte ise minna lööma. Pato, kas näitab mu kiirust? Võtab palli uuesti ja võtab julgelt 3-4 mängijat mitte. On näha, miks mees on Aafrika rahvuste karikal mänginud ja sinna tõesti niisama kohatäiteks kedagi ei võeta ja siin kohe meistriliigas ka kõva avalduse teinud. Ennult hea pall nüüd. Kahjuks Niimo on suluseises. Tenno sellised ääremaetsed on tegelikult väga täpsed, mul on selline mulje enam. Jah, et täna on 2-3 korral väga hea diagonaalpalli. Siin oleks Niimo pidanud ise natuke tähelepanelikum olema liini jälgimisel, kõik oli tal ees näha. Muidugi Pato värava tähistamine ka väga ilus vaatepilt, kuidas fännid ja Pato ja mängijad ja pallipoisid, see oli kõige vinge muidugi. Kõik jooksid kokku tähistama. Pole pallipoistelt varem sükest emotsionaalsust näinud. Ja võitlus Pato poolt jälle. Jah, et Pato on tulnud ja väga aktiivne seal ees olnud, et jõuline mängija nagu ta on, et ka värava puhul oli just see, et rajas endale seal kehaga päris hästi teed ja ütleme, et ka mõni teine kohtunik võib-olla oleks isegi sealt vea vilistanud, aga tegelikult seekord mitte. Tegelikult ütleme, et tulaga ei võib, nii et jah, et loomulikult, aga poiss on lihtsalt tugev.
tõlgendamisküsimus, loomulikult. Seda muidugi. Seal Viljandi kaitse oli muidugi mitte kõige väiksem poist, et näitab muidugi jälle, kui atleetlik Pato on. Ta omata poolsel siin salarelv oli pingilt võtta, et keegi ta mängioskusi väga varem näinud ei olnud midagi. Tuli siis meile Tuneesia klubist, Etoile du Sahel, kus ta sai ka Aafrika meistrite liigas mängu. Nii, ja mõlema võistkonnad on vist valmistamas ette vahetust. Nii, järgmised edevad oranžid putsad on mängu tulemas. Seekord siis mitte Toropi alas küll. Kuna Viljandil on ainult 2 vahetusmeest kaasa võetud, siis ilmselgelt on mängutulejaks number 9 Aleksei Belov. Ja mängust lahkus, kui ma õigesti nägin, number 10. Jah. Tõesti, number 10 Sander Laht oli mängust lahkus. Ja Belov, kes ka vahepeal Saksamaal mängis noorena, on nüüd Viljandi võistkonnal platsile tulnud tipuründesse. Tšego Taev liigub järelikult vasakkaitsesse ja Leimann vasakule äärele. Nii, ja Tammekal lahkus meil platsi pealt eksi siis Aleksander Niima. Tõesti, Niima on lahkunud ja Berlin tuli sisse, number 27. Berlin kohe, nagu Patogi oma debüütmängus sellel hooajal, oli värava, kui päästis meile punkti Tallinna Kalevi vastu. Berlini käes ka pall. Esimesed pallipuuted. Patol on ruumi, kas annab Berlinile. Kahjuks Junalainen oli valvel. Lätt, Leimann. Kaldajale lihtne saak. Kahjuks läheb pall liiga kaugele. Jah, läks nüüd natukene liiga ohtlikult võib-olla sisse, aga mängis siiski palli, et ei olnud ainult liiga jõuline just see. Hoog ei olnud kõige suurem, aga kollane kaart on tõsiasi. Viljandil siis rohkem vahetusi ei olegi võimalik teha. Huvitav küll, et nad tulid ainult 2 vahetusmehega täna. Nädalavahetuse mäng, et võiks eeldada, et ei teki probleeme võistkonna kokkusaamisega, aga kahjuks nii see on. Või Tammek õnneks võib isegi öelda. Nii, saab Kaspar Kaldaja paremalt äärelt palli ja otsib jälle Patot. Patole selle palli saab. Vaatsin siin vahepeal, kas ega Kaldajal on järgmiseks mängus kaartidega probleemid, ikka Kalda saab ise äärelt palli ja tuleb nurgalöök. Tammekal juba 11. Aga jah, mõtte lõpetuseks siis, et Kaldajal hetkel 7 kaarti ja tänane kaart oli 8, nii et järgmist mängude vahele pea jätma, aga kindlasti tuleb Levadia vastu tähelepanelik olla, et mitte järgmiseks nädalavahetuseks endale mängukeeldu teenida. Ja Miklas läheb seda andma. Tavaneb. Pall ja võimalus lüüa. Kokil võimalus. Läheb üle jala. Oleks pidanud natuke ootama ja selle löögiga võib-olla. Jah, et ei suutnud keha täielikult peale panna ja läks pall natukene üle jala ja pilvedesse. Järjekordne hea võimalus Tammekale. Neid on olnud päris korralikult juba. 2 tükki ka ära löödud. Kui nüüd võtta sellest vaatevinklist, siis et olgem ausad, ega Viljandil niisugust väga-väga head võimalus pole olnudki, võib-olla ainult see siis Junalaineni läbiminek. Jah, mis ta otsustas söödu kasuks. Väljakul see hetkel Belov teeb hea Tenno vastu. Või oli see hoopis vastupidi? Vist vilistati hoopis. Vist vastupidi hoopis, jah. Aga eelmine organt. Junalainen paneb pika palli ette Leimanni suunas. See jõuab pallini. Kaldaja vastas. Tšego Taev. Tuleb ka tsenderdus, aga
mitte midagi väga ohtlikku. Tammeka võidab siit külje sisse viska. Mängu lõpuni on siis jäänud kõigest veerand tundi. Mängu jääd kindlalt Tammeka käes. Kui täna võidetaks, siis oleks see hooaja 3. võit ja kõik need võidud on võetud koduväljakul. Kas vahepeal on muutunud seis ka Narvas? Narvas on seis endine. Seis on endiselt 1-1 ja väravaid seal rohkem löödud ei ole antud hetkel. Trans on huvitav võistkond. Peal päevad võidavad Levadiat, siis päevad teevad kodus Kaleviga. Kalevi vorm muidugi ei olnud ka kõige halvem sinna Narva mängule minnes, sest oldi ju mõned mängud tagasi punkte saadud ka Viljandilt. Et ehk see viigipunkt Narvas ei olegi nii ületuslik. Otto võitleb palli eest. Teeb ilusti Lätile ära. Ja pall Tammele äärele, värav alla. Kahjuks Berliini ulatud, võib oleks pidanud peaga sinna minema. Ehk ei eeldanud ka, et Ventsel selle palli sealt läbi laseb. Jah, Tammelt väga hea pall sinna alla. Ja võitles Berliini poolt, väike viga. Tammekal on siis 2 vahetust tehtud. Vaadates seda ülesandmislehte siis ehk Ander Paabut võiks veel mängu tulla, kuid kuna ründes on juba Pato head tööd tegemas, siis ei näe küll põhjust, miks sinna keegi talle kõrvale üldse vajalik on. Jah, et pigem võib-olla kui tuuakse keegi mängu, siis pigem kaitsvasse rolli nii-öelda, et seda seisu hoidma. Kuigi praegu vaadates mängu, siis tundub kõik täiesti hästi toimivad, et väga ei näe põhjust vahetusteks. Pato ilus, kuidas tõmbab siin Viljandi kaitseid. Ja jälle sama asjaga ja tõmbab keskele, ei annab palli. Berliini oli jälle valmis seal. Väga hea pall praegu. Pato näitab, mis ta oskab. Berliin üritab sama. Võidab pea. Tundub, et Viljandi mängija saab ka kaardi. See on küünal liiga kõrgel. Seal Viljandi meestest on parem kaitses, peaks mängima Sander Karu. Heas kohast oskavad karistusele senderduse andmiseks. Tahas läheb andma nagu ikka. Arvan, et tuleb siia taha posti. Ja Intermitte lööb välja. Intermitte on siin, ütleme, võib-olla Viljandi poolt isegi kõige silmapaistvam koos Tšegodajeviga, et kaitses väga kindlalt mänginud. Tutko oleks võinud pakile anda äärde, aga otsustas tagant läbi mängida. Ja pall äärele Laasile. Kas teeb 1-1, tõmbab keskele. Laas annab nüüd alla, aga... Ja Kaldo lööb värava! 3-0! Kaspar Kaldo ja hooaja 4. värav. Väga ebakindel tegutsemine Viljandi väravalt Alan Ventseli poolt. Ventsel vist ei oodanud jah, et keegi enam üldse tuleb sinna võitlusesse ja läks lihtsalt seda palli võtma ja ei hakanud ka põlvega ennast julgestama ja Kaldo kasutas ilusti ära selle hetke ja pani pea vahele. Jah, tundus, et olukord on juba läbi, pall on juba Ventseli käes, aga Kaldo ei jätnud jonni ja sai tasuks oma hooaja 4. värava. Tammeka kapten on ühtlasi ka muidugi Tammeka hooaja suurim väravapütt sellega. Sa näed, et 312 pealtvaatajat on aidanud ilmselt siin ka kaasa ja 3-0 võit hetkeseisuga. Loomulikult Tammeka hooaja suurim. Et
võit nii-öelda võiduks selles mõttes, aga tänane ka mängupilt on olnud selline, kus on ikkagi Viljandist olnud nii mänguliselt kui ka seisu poolest üle, et Viljandi on omanud mängu jooksul võib-olla 2-3 poolikut võimalust, seevastu Tammekal, ma arvan, olnud neid võimalusi 7-8 juures ja ikkagi väga kindlad võimalused olnud. Et neid väravaid võiks isegi olla praegu rohkem. Jah, loomulikult. Loodetavasti sellest mängupildist jätkub ka järgmisteks kordadeks ja suudetakse meistriliigasse püsimajäämine kindlustada. Aga jah, Tammeka siis sellel hooajal siiamaani meistriliigas võtnud ainult 2 võitu. Mõlemad need on olnud 2-1 võidud, 1 Transi ja 1 Tallinna Kalevi üle ja nüüd siis kohe 3-0. 3 väravat ühes mängus pole meistriliigas see hooaeg löödudki. Kui ma õigesti mäletan, siis sama tulemusega võidati karikasarjas teist Viljandi võistkonda, Viljandi Tulevikku, kes siis mängib teises liigas küll. Aga jah, see ka näitab, et võrreldes suvega on siin areng toimunud. Nüüd Viljandi võimalus, kuid Lukjanov kontrollib kindlalt. Jah, nüüd 10 minutit on mängida, eks siin läheb rohkem seisu hoidmiseks. Vaatama saab jällegi oma tehnikat näidata, tegi päris hea pöörde. Tammeka jälle hea äärevahetus. Berlin näitab tehnikat, kuid pakk, kuid võetakse pall ära. Velov jookseb äärest. Suurepärane kaitsed ja Hurda poolt. Pall jääb Tammekale. Hurt on ka muidugi Tammeka kaitseliinis väga kindel olnud ja tema puudumisel on see mäng hoopis teissugune. Jah, et kindlasti ka kaitseliini on ühte süütest nii-öelda kogenud mängijat vaja, kes juba oma kohalolekuga annab kindlasti väga palju juurde. Jah, eelmine hooaeg oli meil selleks Kaarel Kiidron ja Siim Roops, kes mõlemad on juba üpris kogenud Eesti meistriliiga taset arvestades, siis tänavusel hooajal on Martin Hurt see, kes meid hädast välja naidanud ja nooremaid kaaslasi kaitseliinis hästi juhendanud. Nüüd tuleb vaadata lihtsalt, et siin rumalaid kaarte ei hakataks võtma, sest mitmel mängijal Tammeka poolelt on mängukeeld ohustamas. Ja läks nüüd kaatlasööt natukene pikaks. Ja Sokkerneti andmel on nii Hurt, Laas, Niimo, Saks, Tamm kui ka Tenno hetkel ühe kollase kaardi kaugusel mängu vahele jätmisest. Väga tundub, et Viljandi väga enam ei kiirustanud, selle tulemusega suhteliselt leppinud. Vaikselt kaitseliinis lükatakse palli, hoopis Tammek on see, kes pressima tuleb. Vahepeal on mänguseis muutnud Sillamäel, kus Sillamäe on 2-0 juhtima läinud Kuressaare vastu. Värav oli seal Kassim Maidara. Võit seis Narvas Tallinna Kalevi ja Transi vahel on endiselt sama. Ega Nõmme Kalju on Paide linnameeskonna vastu hädas. Hetkeseis on 1-1. Üritab Viljandi natukene kombineerida. Hästi kombineerivad, kannaga jäetakse sinna. Kohtunik lasi mängul jätkuda, kui pall on Tammeka käes. Taato saab palli ja näitab jälle Intermite vastu, mis ta suudab. Ambitsioonikas ettelükkamine. Jah, et näitas, et kiirust on tal kõvasti. Sander Karu vist oli seal kaitses, kes suutis ka Paato takistada. Kas on Mikk Valt see, kes mängu tuleb? Ja Hurt võttis kollase ja tundub, et tema peab vist küll järgmise mängu vahele jätma, vaatame kohe üle. Jah, ja nii ta on. Nii ta on.
kahjuks Levadiaga mängib Martin Hurdal vahele. Nüüd ei teagi, et kas see oli nüüd hea või halb, et Hurtnaks just Levadia vastu ei saa mängida ja on meil nii-öelda puhaste paberiga Kuressaare mänguks tagasi. Jah, et siin mänge hooaja lõpus endast nii-öelda võidetavamate vastastega on tulemas nii Kalevi kui Kuressaarega ja Paidega, et kindlasti puhta lehega sinna minna on päris hea. Vahepeal tegi Tammeka ära ka vahetus, Maido Pakk lahkus väljakult ja väljakule tuli number 9 Mikk Valtna, kes on Tammeka duubli eest esiliigas näidanud suurepärast mängu. Alustuseks teeb kohe veaga. Viis minutit veel mängu lõpuni, seis on 3-0 Tammeka kasuks. No nii. Ja Valtna võtab kohe endal ka kollase. Statistikasse peab kuidagi pääsema, et tõesti, jah. Valtna on selles mõttes huvitav mängumees, et tema on meil sellel aastal on alles esmakordselt siin mängimas Eesti meistriliigas ja ka esiliigas, et varasemalt mänginud madalama liigade võistkondades. Jah, on ju Valtna nii-öelda Velko Elektri 3. liiga võistkonna legend. Tegid vist natuke liiga, et meistriliigas on ta küll mänginud, aga mitte jalgpallis, et võrballis Tartu Fausto eest on ta mänginud meistriliigas. Tõesti mitmekülgne mees kahtlemata. Huvitav, mis järgmiseks siis ette tuleb? Hokis äkki? Jah, eks ta Välk 494 äkki otsib endale kaitsemängijaid või? Tundub, et Viljandi tahab vähem mängida isegi kui Tammeka, et see 3-0 on nad juba vist kaotusega leppinud. Tammeka veel proovib veel lisa saada väravate näol. Raas paneb palli alla, ei jõua Platoni kahjuks, kuid Pongo võtab ja lööb üle kaugelt. Eks jah, Tammeka kodupubliku ees tahab näidata, milleks nad tegelikult võimelised on, et see hooaeg seni ei ole päris täpselt seda näidanud, mis nad suudavad. Plato keelitab siin Valtnat tõusma, aga tänase võiduga saadakse väga hea emotsioon, mille pealt edasi minna ja liigasse püsima jäämine ei tohiks kindlasti olla võimatu ülesanne. Jah, et nüüd ühte väravat tahaks küll veel, aga seda ei tahaks mitte võib-olla siin mängus nii, aga selle üks oli Narva Trans. Siin hooaja lõpus on iga punkt mängul. Iga punkt tähtis. Valtnale läbisöötu mängida, aga ei ole kõige kiirem mängija. Seis Narvas ei ole muutud, endiselt seis seal 1-1 ja kõvasti kollaseid kaarte on küll seal saadud, aga mäng paistab olevat tuline, kui just siin keegi ei teinud kuskil panuseid, et mõlemad võistkonnad saavad 3 kollast. Tõstab siis Tammeka 15 punktile meistriliigas. Hooaja lõpuni veel jäänud 5 mängu, nii et vahe Tallinna Kaleviga 6 punkti. Arvan, et on tehtav. Ja ei loomulikult, et kui me veel vaatame olukorda, kus tegelikult on ka Kuressaarega vahe minu arust nüüd 6 punkti. Jah, sest Kuressaare hetkel vist on kaotusseisus. 0-2 hiljem vastu kaotusseisus ja kindlasti see annab võimaluse, et saab nii-öelda mõlemat võistkonda püüda. Täpselt. Hetkeseisuga siis mõlema võistkonnaga läks 6 punkti vahet ja mõlema võistkonnaga mäng ees. Jah, et täpselt, et võida ise need mängud ja oledki neil kohe järel. Muidugi tuleb loota, et teised võistkonnad omavahel mängides ei hakkaks punkte poolitama ja vaikselt niimoodi eest ära liikuma paaris rakendina. Jah, aga kui ma ei eksi, siis Kalevil ongi ainult nüüd veel Kuressaarega mängida tabeli alumisest otsast ja üle. Jah, see oli hooaja viimane mäng, et kindlasti saab väga tuline olema see. Samal ajal kui Tammeka mängib hooaja viimase mängu Nõmme Kaljuga, kes loodetavasti selleks ajaks on juba meistritiitli kätte saanud ja kindlustanud ja
tal siis võib-olla nii suur motivatsioon ei ole sellele mängule minna, ehk on meil võimalik isegi Nõmme vastu. Ja laastab suurepäraselt ära äärel. Ei, Berlin ei suuda sealt äravale suunata pealööki. Aga jah, isegi kui me tõuseme 9. kohale, siis ootavad meid ees üleminekumängud esiliigas teisele kohale jäänud võistkonnaga, kelleks siis ilmselt saab Rakvere Tarvas. Sest Infonet on seal põhimõtteliselt võidu juba kindlustanud ja Tartu SK10 on Rakvere Tarvast samuti maha jäänud. Viljandil saab ka ühe kollase kaardi siin. Tunnub, et oli Leiman see patustaja. Jäänud veel mõni minut mängu lõppu, et vaatame, kas Tammeka leiab endast selle jõu, et lüüa veel üks päev. Jah, 4-0 on selle hooaja suurim võit, kui arvesse võtta ka karikamänge. 4-0 tehti just paar nädalat tagasi Emmaste võistkonnal ära. Laas murrab sisse. Suurepärane värav! Mikk Laas lööb 20 meetri pealt sihukse pommi ristnurka, et ise ka ei usu. No nüüd on meil kõik nähtusest. Nüüd oleks pat rohkem tahta. Milline värav, Laas on siin eelmistes mängudes sarnast nippi üritanud, aga kas on siis väravaht ristnurgast ära võtnud või on siis väravaraamid ette ja jällegi pallipoisid väljakul rõõmustavad nagu ise oleks löönud. Suurepärane mäng. Publik ja pallipoisid vist ei saa siin tihti rõõmustada võitude üle, et täna kindlasti see üks võimalus ja kindlasti ka nendes, see on põhjuseks nende ülevoolavatele emotsioonidele. Ega jah, siin ei suuda keegi oma tundide varsti enam vakal hoida. Tundub, et fännidel on büro vahepeal otsa saanud, sest või siis nad ei oodanud, et nii palju tuleb neid väravaid kohe. Sest suitsukülles pole enam pidanud vaatama siin mängu. On juba loobunud ründavast ja lihtsalt vaikselt palli lükata lõpuni ära. Jah, käivad ka juba kohtunikku antud üleminutid ja kas Pato... Ai! Oleks nüüd kohe oma esimest oma debüütmängu duubliga alustada, aga läheb vist nurgast mööda see löök. Ja kohtunik annab ka lõpu üle. Suurepärane mäng Tammeka poolt, võetakse oma hooaja 3. võit. Samal ajal hetkeseis ikkagi Narvas on 1-1, aga meid ei morjanud, sest 3 punkti on meil taskus ja vahe nii Tallinna Kaleviga kui Kuressaarele väheneb hetkel ilmselt 6 punktile. Mängida jäänud veel 5 vooru. Mis sa arvad, kes mängu parim võiks olla? Raske isegi võib-olla öelda, aga Miklas kindlasti ütleme, paistis terve mängu silma ja lõi ka selle viimase ilusa värava, et mina pakuksin Miklasi täna mängu parimaks Tammeka poolt. Täitsa nõustun sinuga. Lõi Pato saab oma tähelepanu endale. Jah, loomulikult, et tulla esimeses mängus ja 8 minutiga lüüa värav, et iga meil see suuda. Aga jah, mängijad tänavad veel fänne ja lõpetame tänaseks ülekande. Aitäh kõigile, et te kuulasite. Loodetavasti leiate järgmine kord teiega staadionile. Tagasiside foorumites oodatud, kuidas oli ülekanne, kuidas olid kommentaatorid. Täpselt nii, järgmine kord proovime paremini igal juhul ja aitäh teile kuulamast. Aitäh Indrek sulle ja tänan, oli väga meeldiv. Ja näeme juba järgmistes mängudes.